tere tulemast Unimaki töökotta. Kaheosalised uksed või kui soovite, siis töökoja väravad on juba suuresti valmis. Puuduvad vaid lukk, furnituur, hinged ja pinnatöötlus. Ees ootab meid seega mitmekesine segu töödest ja tehnikatest. Nagu juba esimeses osas mainitud, tekkisid tiibade servadele. Avad, mis on tekkinud laudade tagakülje soonte tõttu. Ja need on hea täita. Nendel eesmärkidel sobivad kõige paremini vastupidavad kahekomponentsed massid. Polyester täidis küll kõvastub väga kiiresti, kuid ei näe eriti kena välja. Kui kasutate kattevärvi, pole midagi lahendada. Kuid kes soovib säilitada puiduvälimust, võib kasutada näiteks epoksivaiku. Täiteainena võib kasutada puidutolmu kuni suhtega 1:1. Tekkinud mass on tihe ja ei voola nagu puhas vaik. Tulemus on küll tumedam kui mänd, kuid see näeb ikkagi parem välja, kui hall või valge polyester. Lisaks, kui kasutate tumedat peitsi, saate värvitooni ühtlustada. Algsetes ustes polnud süvistatud lukku, vaid ainult riiv. 100 aastat tagasi tallides oli see lihtsalt piisav. Kogu austuse juures meie esivanemate vastu, kui neil oleks olnud tänapäevane tehnika, oleks nad ka kividega palju vaeva näinud ja oleksid kõikjale pannud poorbetooni, kipsplaati, liimi koos võrguga ja silikooni koos vahuga. Nii et kuigi olen vanamoodne, lubasin endale väikese uuenduse süvistatud lukuga, millel on silindriline südamik. Süvendite tegin sambapuurpingil 16 mm läbimõõduga puuri abil. Karedalt ühendasin need akutrelliga ja puhastasin peitriga. Luku esipaneeli süvistamiseks mõeldud pesa freesisin 19 mm läbimõõduga soonfreesiga. Ülemine freesping koos paralleelivikuga tegi täiuslikku tööd. Samuti saab käepideme ja silindri avasid puurimise asemel freesida. Nii on lihtne tagada ristiasetus. Välise plaadi valmistasin terasplekist ja säilitasin algse dekoratiivse profiili. Leki lõikasin lehtmetalli kääridega. Ta poleeris kurve fleksiga. Võistluse jaoks piisas ühest tavast, kuid nüüd peavad olema 2. Üks käepideme ja teine silindrilise luku jaoks. Käepideme asemel, mis näeb välja nagu rusikas silma all, kasutasin algset lukuhoidjat muudetud nelikantiga. Ja vana õueriivi võiks ka kasutada vähemalt kaunistuseks. Süristatav lukk kuulub veel vastutükiga teise tiiva külge. Pruvisin selle kohale, kuhu see kuulub ja joonistasin välised ja sisemised kujundid. Sa pead lihtsalt puuriga riivide jaoks augud puurima. Kiireim viis pleki süvendi. Viimistamiseks on peitriga. Kuna tegemist on replikaga, kasutasin originaalväravate hinged. Neid oli aga vaja korralikult puhastada terasharjaga. Ideaalne on punutud harja kasutamine nurklihvi all. Seejärel järgneb passivatsioon rooste eemaldajaga ja kes soovib, võib hinged viimistada näiteks sepavärviga. Mõlemad tiivad paigaldasin ukseavasse, toestasin ja kohandasin nii, et meil oleks vastavad vahed ja nad oleksid tasapinnalised. Seejärel kinnitasin hinged tappidele ja kohandasin vahed täpselt. Hinged kinnitasin paralleelselt ukse ülemise ja alumise servaga. Kinnitamiseks kasutasin tugevaid poolimarate peadega kruvisid. Et suured pead istuksid kogu pinnaga, peavad augud olema tõesti risti, seega kasutasin eelpuurimiseks puurimisalust. Jääb veel kinnitada ka algsed puhastatud riivid ja valmistada katteliistu. Nende servad faasisin sama profiilfreesiga, millega tegin kaared täidistele. Tuleb märkida, et need uksed on esmapilgul ainult replikad. Tegelikult olid algsed uksed svlak-tüüpi, nii et vertikaalsed lauad olid ühendatud. Svlakidega ja väljastpoolt oli neile naerutatud raam ja horisontaalsed lauad. Need uksed on liimitud, nii et need püsivad koos ka ilma svlakideta. Kui keegi soovib säilitada täiuslikku visuaalset vastavust, võib ta svlakid siseküljele teha, kuigi need ei täida mingit konstruktsioonilist funktsiooni. Pinnaviimistus on individuaalne asi. Männi puhul tuleb aga arvestada, et päikese käes kipub vaik sirguma. On olemas isoleerivad värvid, mis takistavad kattevärvide kahjustumist. Mina aga panustasin linasele õlile, seega pean aeg-ajalt välja voolavat vaiku atsetooniga puhastama ja õlivärvi uuendama. Võib-olla otsustan aja möödudes. Kattevärvi kasuks. Tõenäoliselt oleks parim mingi plaatinaga kaetud värv. Uksed on nüüd valmis.
Nende taga peitub Unimaxi töökoda ja ma juba ootan, et saaksime seal jälle kohtuda mõne töö, masina või töökoja varustuse juures.